Biojäätmete sorteerimine on juba mõnda aega kohustuslik, kuid veel väga paljud seisavad küsimuse ees, kuidas muuta toidujäätmete sorteerimine mugavaks. Ja vastab tõele, et suurim probleem on see, et toidujäätmed ju lõhnavad halvasti, nad on kuidagi ebamugav on neid sorteerida ja seepärast tõimegi turule biolaguneva prügikasti, Brückari, mis näeks hea välja ja mis teeks samas ka elu palju lihtsamaks, sest üldjuhul on ju inimestel kodudes toidujäätmed siin kraanikausi all, aga tegelikult praktikas on ju see, et kui ühes kohas käib kokkamine ja siis hakkad selle lõikelauaga näiteks minema, midagi niriseb, kukub vahepeal maha, ja seetõttu tahtsime sellist toodet, mis oleks sul kohe siin käe pärast, siin töölaual, kus sa siis samale kokkad, lõikad, koorid, ehk siis kõik need toidujäätmed, mis sul tekivad, lähevad kenasti siia sisse. Ja teda on väga mugav kasutada ka. Võib-olla käed on mustad, teed randmega lahti ja kui ta saab täis, siis ta tühjendad sisukasti ära. Aga ma näen, et Brückari perekond on nüüd lisandunud üks uus ilus armas värv. Ja roosa Brükkar, see on küll, ütlen kohe ära, limiteeritud koguses, nii et kui ta otsa saab, siis ta saab otsa, nii et ainult kiirematele ja sellise naiselikus toonis, samas sobib igas sellise õrnas toonis kööki, aga mis põhiline, tal on täpselt samad omadused, mis on kõikidel teistel Brükkaritel, ehk et ta on lõhnakindel, mis on siis see kõige olulisem omadus ja samamoodi on teda siis ülilihtne puhastada ja hooldada. Selle sisukasti võid panna nõudepesumasiinasse või siis käsitsi loputad lihtsalt kraani all kiirelt ära. Ülimalt mugav, ilus, lihtne. Me saime väga palju tagasisidet oma klientidelt, et nad tahaks väga, et oleks olemas ka selline lisatoode, et nad saaksid eraldi seisvalt osta seda sisuämbrit. Nii et nüüd on see täiesti võimalik. Aga millistes olukordades siis seda kõige rohkem hinnatakse? Üldiselt on seal kaks põhiolukorda, et kui sa samal ajal kokkad ja ütleme, et see saab täis, aga sul on söögi tegemine alles pooleli, tõstad selle korraks kõrvale, võtad uue ämbri, paned sisse ja saad ruttu edasi teha. Või teine olukord on see, kui ta on sul samal ajal nõudepesumasinas, aga ometigi ju toidujäätmeid tekib ikka vahepeal, ehk siis on ta sul ka kohe niimoodi hea võtta kasutusse. Aga kas koos Brükkariga peab kasutama ka biolagunevat kilekotti? Kusjuures see on üks levinumaid küsimusi, mida meil kliendid alati küsivad ja vastus on nii ja naa, et selles mõttes hästi oleneb, kui kaugel su kodust asub see biokonteiner, kuhu lõpuks need jäätmed lähevad. Kui elatakse eramajas, siis tegelikult ei ole mingit põhjust seda kasutada, sest et kui see saab täis, lihtsalt jalutad sellega sinna konteinerisse ja tühjendad sinna ära. Küll aga kui elad näiteks kortermajas, sul on pikem tee, siis me soovitame ikkagi kasutada ja seal on ka kaks võimalust. Mina isiklikult eelistan sellist varianti, et kui mul saab ta täis, ma tõstan ta siit välja ja alles siis võtan ma biolaguneva koti, panen ta siia ümber, kallan ta siia sisse ja viin välja. Sellepärast, et muidu see kott, kui ta näiteks on siin mitu päeva, ta võib hakata ise biolagunema ja siis võib juhtuda, et seal kuskil koridoris kõik plapatab, mida me ei taha. Aga on ka inimesi, kes näiteks teavad, et nad iga, ma ei tea, 2 päeva tagant tühjendavad. Nemad siis ikkagi panevad selle kotti juba alguses paika ja ta on siin Brükkari sees. Nii et maitseasi. Ja kõigile hooaeg vaatajatele on meil kingitus ka. Sooduskood hooaeg 20 annab kõigile Brükkaritele siis 20% meie Brükkari e-poes. Brükkar.ee